tere! Te vaatate müsteeriumit Taborikiga ja mina olen Reet Tabu. Täna oleme tulnud Märjamaale, et uurida järgmist lahendamata juhtumit. Me tahame teada, mis juhtus Saskiaga 14. oktoobri sündel õhtul. See ongi siis see õudne koht, kus Saskia mõrvati. Ta oli teel koolist koju, kui ta tapeti noaga südamesse. Kõige veidram asi selle juures on see, et kui päästjad kohale jõudsid, oli üks pikk sokk ta jalast kadunud. Saskia oli elurõõmus neiu. Ta veetis oma vaba aja oma Biffiga shopates. Nad olid väga lähedased. Kuidas siis elumustad Saskiat? Ma nagu, ta on hea inimene ja nagu, ma ei tea, miks keegi talle üldse nii tegi. Ja nagu, ma ei saa aru, miks keegi nii läks. Saskia on palju sõpru, kuid lemmetuulega lõpetas ta suhtlemise juba ammu. Keegi ei tea, miks ta täpselt täna siin on. Kuidas sa iseloomustaksid Saskiat? Keda? Saskia Sasak. See, ma ei tea. Pole temaga ammu suhelnud. Saskial ei olnud vihavaenlasi, küll aga konkureeris ta Maiega. Kuidas sa iseloomustaksid Saskiat? Oli kah inimene. Kodus jagas Saskia eluruume oma vanemaega, kes on soovinud kaamerat ees jääda anonüümseks. Kuidas sa iseloomustaksid Saskiat? Ta oli asjalik ja töökas, aga väga tüütu ja tahtis kõike tähelepanu. Ta oli kogu aeg tähelepanu keskpunktis, et mul on palju lihtsam elada, kui teda pole. Aga mina pole selle süüd, et ta kadunud on. See palju kergemini. Millised olid sinu suhted Saskiaga? Ta oli mu parim sõbranna. Me tegime kõike koos. Sellised Harju keskmised. Saite läbi kohe? No ikka vahepeal mõni sõna tuli. Miks ma üldse siin olen, seda ma ka ei tea. Kui te nagu vaataksite kõne või nagu kirjavad neid looga, siis näeks, et ma pole temaga suhelnud. Millal te viimati koos olite? Viimaste võistluste laupäeval. See oli siis see päev, kui surnud oli. Ei võib nii olla. Kui ta mõrvapaigalt leiti, oli ta kõik sokk jalast kadunud. Kas te teate sellest midagi? Ma nõuan oma advokaati. Tere. Millest süüdistatakse? Me kahtlustame Saskia Sasaki mõrvas. Registris on varem kaebusi olnud, et olete Saskiat terroriseerinud. Millest see põhjustatud on? Klient pole kohustatud sellele vastama ja teil pole piisavalt asiteenud, et meid enam kinni hoida, nii et me lahkume. Head aega. Kas ta käitus imelikult enne oma surma? Miks te üldse uurite seda praegu? Sest on ju nii kaua möödas, mingi 5 aastat. Kas see läheb kuskil ülesse? See on siiamaani lahendamata juhtum. Aga minu meelest pole vaja torkida vanu haavu. Seekordne juhtum jäigi lahendamata. Meil ei ole piisavalt asitõendeid, et välja selgitada ühte kindlat mõrvarit. Kohtume juba järgmises osas.